Nii, tere kõigile! Mina olen siis Kristi Kuusemets ja olen Haridus- ja Noorteametis Inseneriakadeemia matikaõppe projektijuht. Et olen, eelnevalt olen olnud eelkooli õpetaja Tartu Rahvusvahelises koolis ja peale seda olen 3 aastat tegelenud Eesti Inseneride Liidus inseneri elukutse populariseerimisega. Ja nüüd alates siis juunikuust olen Haridus- ja Noorteametis ja tegelen siis matikaõppe populariseerimisega ja arendamisega. Ja ühe selle osana või ühe selle sündmusena korraldasime see aasta esimest korda matikmaratoni ja tegemist oli siis sellise 2-nädalase sündmusega, kus me kutsusime üles õpetajaid läbi viima oma õpilastega matiktegevusi. Need tegevused võis ise välja mõelda, neid võis kasutada ka neid materjale, mis me nendele ette andsime. Ja põhiline oli, et selle 2 nädala jooksul midagi ägedat siis teha ja see kindlasti ka meie leheküljel üles registreerida. Ja täna ma räägin siis sellest, et mis need lühidalt, et mis need tulemused siis olid või kuidas meil läks. Et lühidalt ette, et matikaõpe, kes ei tea, siis on interdistsiplinaarne ja probleemikeskne õpimudel, mis lõimib matemaatika, loodusteadused, tehnoloogia, inseneeria ja kunsti ehk siis selline 5 aine lõimitud õppemudel. Ja selle eesmärgiks on arendada õpilaste loovust, tehnilist kirjaoskust, kriitilist mõtlemist, meeskonnatöö oskust ning tõsta matikvaldkonna karjääri teadlikkust. Et teatavasti noorte huvi jätkata haridusteed LTT erialadel on pigem madal ja matikaõpe on suurepärane viis, kuidas seda motivatsiooni tõsta. Sest et erinevad uuringud on näidanud, kuidas matikaõpe tõstab õpihuvi ja akadeemilist enesekindlust ning ka sooritust just nimelt nendes matikvaldkonna ainetes. Ta tõstab karjääriteadlikkust, ta toetab ka matikvaldkonnaga kokku käivate stereotüüpide murdimist. Ehk siis uuringud on näitanud, et klassid, kus rakendatakse matikaõpet, seal on ju ka tüdrukute huvi märkimisväärselt kõrgem jätkata just nimelt tehnilistel erialadel oma tulevikuteed. Ja muidugi ei ole mingi saladus, et matikaõpe toetab loomingulist ja loovat mõtlemist ja probleemi lahendamist. Ja kuna tegemist on niivõrd kihvti õppeviisiga, siis me leidsime, et meil on vaja seda Eestis massidesse viia ja mõtlesime siis tõesti välja sellise vahva sündmuse nagu matikmaraton. Et seda õpetajatele ja ka õpilastele lähemale tuua. Ja kui me selle sündmuse lõime, siis me ise panime endale eesmärgiks, et äkki kui see 1000 osalejat, et kui nende tegevustega me jõuame 1000 õpilaseni, siis me oleme täitsa rahul, aga tulemus üllatas meid, osales 100 kooli ja 5140 õpilast said siis selle 2 nädala jooksul matiktegevustest osa. Ja neid tegevusi, mille vahel sai valida, oli siis, nagu ma mainisin, sai ise välja mõelda, kuid samuti olid meil STEM-boksi materjalid, ESERO Eesti loodud matikmaterjalid, olid Tallinna Ülikooli loodud matikmaterjalid ja ka tänase peaesineja loodud materjalid, mida ka Jaak Albert kindlasti ise natuke lähemalt tutvustab. Ja mis see tulemus siis oli või mis me õpetajate tagasisidelt teada saime, oli see, et küsisime, mis neid motiveeris üldse osalema. Et nad tõid välja, et valdkond ise või inseneeria ise on äärmiselt põnev ja seda peaks tutvustama laiemalt õpilastele. Samuti see motivatsioon viia läbi teistsugust huvitavat tundi oli suur ja toodi välja ka seda, et kuna tegemist oli valmis paketiga, mida sai kohe tundi edasi võtta, siis olid õpetajad väga aldis neid tunnikavasid kasutama.
ja tagasiside laste poolt oli ka õpetajate sõnul väga-väga positiivne, et toodi välja säravaid silmi, motiveeritud õpilasi. Nad ütlesid, et see tundides oli näha, kuidas see laste koostöö, arutelu, nuputamise selline vaim oli kogu aeg õhus ja lapsed peale neid tegevusi nõudsid veel. Ja kihvt oli näha, et päris mitu kooli olid teinud seal mitte ainult 1 tunni või 1 tegevuse 2 nädala raames, vaid tõepoolest 10 ja peale. Et olid väga agaraid koole ja seda oli lausa lust näha. Ja oli näha ka seda, et nad registreerisid, et võib-olla esimesel päeval või teisel päeval oli tehtud 1 ja mida rohkem see nädal või maraton edasi läks, seda rohkem neid tunnikavasid tuli ka päevade kaupa. Ja mis me sealt tagasisidest veel siis teada saime, oli see, et vahvalt, kui me küsisime, et kas matiktegevus või matikmaraton inspireeris matiktegevusi ka edaspidi läbi viima, siis need õpetajad, kes ütlesid, et nad pole varem teinud, inspireerusid väga palju ja ütlesid, et nad kindlasti soovivad edaspidi matiktegevusi oma tundidesse rakendada. Ning need õpetajad, kes on varem teinud, ütlesid, et jah, nad kindlasti mõningal määral jätkavad matiktegevuste integreerimisega, mis on selles mõttes huvitav, et see inspiratsioon nendel, kes täna juba teevad, see nii-öelda püsis, et nad jätkavad, aga tuli nii-öelda palju matikaentusiaste juurde, kes ka plaanivad jätkata nende tegevustega, mis oli ka meie matikmaratoni üks peamiseid eesmärke, et seda matikõpet populariseerida laiemalt. Ja sellest tulenevalt, kuna me näeme, et tegemist on väga hea sündmusega, mis on, mulle tundub, et matikkogukonnas kindlasti puudu ja mis kindlasti toetab selle matikkogukonna tekkimist ja laienemist, siis meil on plaanis sellega jätkata ka järgmine aasta ja saab juba täna ka kalendrisse kirja panna, et 2. november kuni 13. november 2026 saab jälle matikmaratonil osaleda. Vot. Ja sündmus on siis, panin siia ka natukene laiemalt, et nagu siin näha, ka Jaak on veel pildis et Inseneriakadeemia tegemistest väikese ülevaate, et neid sündmuseid Inseneriakadeemia raames on veel ja veel, et tulevad avatud tehaste päevad, käime koolides inseneriapäevadega, meil on kõneisikud, keda saab külla kutsuda, Inseneriakadeemia leht www.inseneriakadeemia.ee. Seal on jätkuvalt kõik need tunnimaterjalid ja matikakogumikud üleval, et kui keegi siin mõtleb, et jäi maratonist maha, siis ei ole millestki ilma jäänud, neid tegevusi saab jätkuvalt, nendele pääseb ligi ja neid saab jätkuvalt teha ja ma arvan, et kui Jaak Albert on täna natukene lähemalt ka oma tunnikavasid ka tutvustanud, mis ta meil selle matikmaratoni raames lõi, siis kujutan ette, et sinna koolide nimekirja, keda tuleks veel palju juurde. Vot. See ma vist rääkisin liiga kiiresti. Kõik on väga hästi. Kas on küsimusi matikmaratoni kohta või kas keegi äkki osales? Praegu ei julge, pärast äkki vastavad. Ja. Aitäh! Jaak, aga sõna sulle nüüd. Aitäh sissejuhatuse eest, Kristi. Et meie koolist küll osaleti, aga mina oma klassidega ei osalenud, nii et mul ei ole sellist head ülevaadet. Aga ma täna jagan ka mõnda ülesannet, mille ma sinna valmistasin, nii et seda kaudu saab ka osa. Et ma hakkangi pihta sellega, et
püüan oma ekraani siin jagada nii, et nii. Ja küsin üle ka, et kas on slaidi esitlus nüüd näha kenasti. Ja näen, et Kristi noogutab. Tore. Proovime siis distantsilt targemaks saada. Esimene sissejuhatav osa on lihtsalt enesereklaam. Lihtsalt selle mõttega, et anda teada, et ega ma ei ole sündinud insener ja hoopis esmalt tegelenud bioloogiaga, taimeökoloogiaga ja õpetajaks sain ka 8 aastat tagasi Noored Kooli programmi kaudu. Siis olin Tabiveres, õpetasin loodusaineid. Ja me oleme Kristi Kuusemetsaga ka ühes koolis olnud, et ma olen töötanud Tartu rahvusvahelises koolis, sellises pisikeses erakoolis inglisekeelses ja lõpetasin samamoodi loodusaineid ja vahepeal tehnoloogiaaineid ka. Eriti toredad projektid olid, kui ma mäletan, käisime Lodja kojas, sest meil omal tehnoloogiaklassi ei olnud. Uus Lodja koda Tartus ja võtsin siis füüsika ja tehnoloogia ühisprojekti ja lapsed meisterdasid endale ise lampe. Iga selle pildi taga on sellest ajaperioodist mingisugune lugu ka kuskil ajakirjanduses, nii et kui pärast slaidi esitluse saate, siis sealt näete, saate lugeda või videot vaadata. Ja 2 aastat tagasi tehti mulle ettepanek, millest ma ei suutnud keelduda, nimelt asuda tööle insenerleiutajana. Siis bioloogist on tegelikult saanud insenerleiutaja lihtsalt taustaks, et inseneeriat minu hariduses veel ei ole. Isa on küll elektriinsener, nii et võib-olla mingisugune pisik sealt. Aga ma teen nüüd kohe sellise julge vahepala, kus ma tegelikult tahaks teada, et mis see siis nüüd olla saab, et inseneeria põhikoolis ja teile kõigile, kes te seal teisel pool ekraani olete, Mentimeetri selline küsimus, et kui saate siis QR-kood skännida või minna menti.com lehele ja see kood sisestada, siis peaks teile ette tulema küsimused. Ja kui saaks nüüd kiirelt minuti jooksul vastata, seal on valik vastusega, kus saab kolm siis sellist kriteeriumi või põhimõtet panna, et mis selle ülesande juures sa arvad, et õpetajana sulle tähtis on, et mis peaks kindlasti kuuluma ühe inseneeria ülesande juurde, et põhikooli lastes võib-olla siis huvi äratada, et see oleks selline, millele sina oleksid valmis alla kirjutama. Ja ma vaatan, kas ma saan selle lehe lahti ka. Vastuseid juba riburada tuleb. Leht värskendab ja me võime ju hiljem tagasi minna. Ma vist nii kiiresti ei suuda näha, et kas ka kõik on suutnud vastata, aga pean siin üle oma arvuti ekraani veidi piiluma. Et insenerid on ikkagi arvatavasti need, kes lahendavad eluga seotud probleeme, nii et isegi põhikooli inseneeria ülesande puhul võiks see olla oluline. Aga õpilastega tegutsedes väga selgelt joonistub välja ka see, et kätega tegemine on hästi oluline. Ja loomulikult, kui me oleme siin matikaainetest rääkides, siis ainetevaheline lõiming on ka üheks favoriidiks siin saanud. Et võite veel, kes ei jõudnud, võite veel küsimusele vastata, et ma saan selle lõpliku slaidi panna sinna pärast slaidi esitluse juurde. Aga nüüd ma liiguksin edasi. Aitäh sisendi eest!
et mismoodi me oma koolis oleme seda asja siis proovinud teha. Et kui me väga julgelt väidame, et tulevikuinsener õpib Tõrvandi koolis, et mida me siis teeme selleks? Et me oleme munitsipaalkool, ei ole selles mõttes mingi erakool või midagi eripärast. Meil on ka riiklik õppekava ja kõik need ained, aga meie oleme kasutanud oma sellist ainetes olevat mahtu, kus on võimalus valikut teha, oleme siis kasutanud insenerioskuste aine jaoks. Ja vahemärkusena ka, et see on ka tegelikult väga suur kool. Kui kool on oma täismahus, siis seal on 860 õpilast. Praegu me oleme umbes poole peal, ligi 430. Aga on insenerioskuste aine 1. kuni 6. klassini. 1 ainetund nädalas. Mõne klassiga mul on õnn tegelikult teha topelttunde ja mina näen, et sellise aine puhul ja võib-olla kes on teinud tehnoloogiat, võib-olla ka käsitööd, kunsti, et tegelikult see 1 45-minutiline tund võib olla tohutult lühike. Ja kuna kool kasvab, siis ma esmalt suutsin igas klassis õpetada, aga praegu siis esimesi ja teisi klasse õpetavad klassijuhatajad ka selles insenerioskuste aines. Ja kui mina olen sealt oma bioloogia taustalt tulles pidanud päris palju ise leiutama, siis nemad samamoodi, et neil oleks pisut lihtsam sisseelamine ja maandumine, siis tegelikult on selle alumise pildi peal vasakul on näha meie aineõpetajaid ja sealhulgas siis 1. ja 2. klassi õpetajaid, kes augustikuus tegid ise läbi siis sellise insenerioskuste stardipäeva, kus nad said neid samu tegevusi proovida. Keegi juba vahepeal kommenteerib või? Et ma millalgi katsun seda chati küll vaadata, aga päris jooksvalt võib-olla ei suuda. Kus nad said ise proovida tegevusi, mida nad siis õpilastele saavad teha. Mõte lihtsalt, et see kogemus oleks endal olemas. Noh, nii naljaga pooleks, et siis võib-olla tulevad välja ka need kohad, mis võivad lappesse minna, mida sa lihtsalt mingisugust tööjuhist lugedes ei näe, et kui sa teed läbi. Just tegi 2. klass sama asja täna. Tegime tandemtundi kolleegiga, siis kolleegi 2. klassi juures ja pidid ehitama siis sellist nii-öelda, see keskmine ala, seal on droon, kuhu nad pidid saatma erinevad sensorid ehk golfipallid paika ja teisi tiime ei tohtinud takistada. Mõnikord on vaja, et ei oleks mitte tiimide vahel võistlus, vaid koostöö. Ja hiljuti tähistasime just oma 3. sünnipäeva ka insenerioskuste päevaga. Et see insenerioskused siis ainena meie tunnikavas ja õpetajateks siis mina ja algkooli õpetajad. Natuke lähemalt, et mis see meie selline visioon on, et mismoodi me seda inseneeriat siis teeme. Et minu enda jaoks, ja ma olen ka lastelt tegelikult küsinud tagasisidet, et inseneeria siin kohati kipub lausa sünonüümiks kujunema sõnaga leiutamine. Et ma arvan, et see kindlasti sellest algab, loovusest ja leiutamisest. Ja siin on minu jaoks hästi tähtis, et lapsed saavad oma ideedega lagedale tulla, et vasakpoolse pildi peal, see on nüüd küll 2 aasta tagune pilt, kui nad valmistuvad meie kooli sünnipäevaks ehk insenerioskuste päevaks ja üks tiim teeb siin siis ise välja mõeldud sellist märki viskamise mängu, papist kettad välja lõiganud ja tualettpaberi sisust siis, et märklaua pulgad püsti pannud. Et need ideed saavad olla eakohased ja inseneeria ei pea näiteks algklassides olema midagi meeletult rasket või meeletult, ma ei tea, robotite põhist või mingite komplektide põhist, sugugi mitte. Et mina tegelikult usun sellesse, et ka väga lihtsate asjadega saab teha inseneeriat. Ja paremal on veel üks näide õpilaste
sellisest oma idee käikuminekust, et see on ta küll pisut teisest valdkonnast, et me teeme ka esimesest klassist alates uurimistöid ja seal siis sama põhimõte, et õpilased oma huvist lähtudes uurivad kas siis seda, et kes on meie kooli teiste klasside koolipere kõige kõrgem koer, saadavad stuudiumis küsitluse laiali või tahavad teada, et milline paberlennuki disain kõige kaugemale lendab. Ja selle loovusega ja leiutamisega kokku läheb tegelikult ka kastist välja mõtlemine. Et minu jaoks inseneeriatunnid näiteks erinevad tehnoloogiast selle poolest, et kui tehnoloogias on väga asjakohane, kui on projekti joonis ette antud mõõdud, et selline täpne millegi järgi tegemine, nii-öelda siis õppimise selline behavioristlik pool, siis siin on ikkagi väga tugevalt esil see selline sotsiaalkonstruktivistlik, kus nad tiimis mõtlevad välja või mõnda asja üksi. Ja lapsed on hädas ka. Et see kasti avamine nii-öelda, et kastist välja mõtlemine, see on neile mõnikord päris keeruline. Aga paremal on näide esimese klassi sellisest joonisepõhisest, aga pärast läksime reaalselt, tegime klassi tagaotsas selle tegevuse läbi ka küsimusest, et kuidas see vares saab siis vee kätte sealt tassist, et pidasin silmas, et kui tegelikult reaalselt looduses linnud ise sama asja välja mõtlevad, et küllap mõtlevad esimese klassi õpilased ka, pakkusid väga palju erinevaid ideid, küll kivikeste sisse loopimine, mis on selline klassikaline vastus, küll mingisuguseid puupulki sinna viltu asetada ja nii edasi. Et mõte läheb tööle. Ja see 4. klassi kummimootoriga auto, et mõnikord need vahendid, mis neil kasutada on, ei pruugi üldse olla sellised, et saab kohe aru, et ahah, need ongi asjad, millest saab auto teha. Seal sees on niidirullid, seal on kumm ja nüüd nad on pannud siis kerge kommentaari juurde, et nad muutsid seal siis selle liikuma paneva kummi asukohta, et panid rehvi juurde, nad pidasid ratast silmas. Tagasiside mõttes ka näiteks üks lapsevanem tuli tunnustama, et väga äge tagasiside, et kui stuudiumis oli kirjas, et meisterdasite alguses oma kummimootoriga auto peale täiustamist ja siis oli kirjas, mis see täiustus oli, et parandasite tulemust 4 sentimeetrit. Et lapsevanemal ka nagu selge arusaam, mida siis tunnis tehakse ja millele tähelepanu pööratakse. Et jah, et eelnevalt võib-olla oli siis lisaks kastist väljamõtlemisele ka selline tegelikult pusimine ja erinevate lahenduste proovimine ja sellega siin läheb kokku siis tõesti selline vajadusel mitu korda ringi tegemine. Et siin tuli meelde üks selline papist alusega keerutatava numbri kätte näide, mida üks klassijuhataja tahtis kasutada matemaatikatunnis ja üks poiss tegi seda, tuli pärast, ütles 9 korda tegin ühte asja uuesti ja siis tegi jess, hakkama sain. Ja osad tunnid on ka tegelikult päris sellised väga täiesti oma väljamõeldud projekti tegemine. Et siin on sellega seoses üks küsimus ka, et kuidas kastist välja mõelda nii, et kõik ei lähe et kõik ei lähe lappesse. Et ega see väga lihtne ei ole, et need projektid kujunevad paraku mõnikord väga erineva pikkusega asjadeks, nii et õpetajale paneb see päris suure koormuse, et mismoodi siis hallata neid protsesse, mis on täiesti nagu erineva tempo ja erinevate etappidega. Ja selle inseneeria pahupool mõnes mõttes minu jaoks isiklikult on see, et kui tehnoloogiaklassis on meil klass pooleks jagatud, tegeletakse 12 õpilasega, siis siin on ikkagi 20 ja rohkem õpilast klassis ja vot siis võib tõesti olla tegelikult ühest õpetajast vähe, et kõigini jõuda. Ja nagu tegevuste osas, et ei pea tohutult keeruliseks minema ja väga uhkeid ja kalleid projekte või neid komplekte kasutama, et ka need vahendid, mida me kasutame siis tööriistade mõttes inseneerias on siin niimoodi selle käsitööriistade seina peal kenasti näha,
et neid nad õpivad siin siis kasutama, mõned on sellised, mida ainult õpetaja juhendamisel ja mõned on rohelise kleepsuga, kus nad saavad ise võtta, kui nad vaid peavad meeles, et nad viivad asjad tagasi. No mõned näited käin läbi. Endale väga meeldib üks selline tegelikult väga lihtsa juhisega näide. Püstitage 4 paberilehest ilma kinnitusvahendeid kasutamata võimalikult kõrge torn. Et slaidi dünaamika on nüüd natukene sassis, siin hakkasid juba tulema ka need näited. No, klõpsime ta siis kõik lahti. Et on näha, et need disainid on ka erinevad. Ja miks ilma kinnitusvahendeid kasutamata? Mida ma proovin teha? Siin on tegelikult 2 asja. Esimene on see, et see paneb nende loovuse tööle, sest nad tahaksid küll haarata teibi ja võib-olla klammerdaja järele ja liimi. Aga kui nad ei saa seda, siis nad peavad mõtlema, okei, nüüd on siis piiratud tingimused, mis ma selleks lahenduseks saan. Ja teine hästi tähtis asi minu jaoks on ka see, et ma tegelikult ei soovi niimoodi kilode kaupa toota kuuma liimi ja teibiga koos olevaid pabereid, mis lähevad kõik pärast üldprügisse, et siit, kui paberid üle jäävad, siis nad lähevad paberi konteinerisse. Ja ka üks viis, kuidas ma panen tiimid pigem mitte oma vastastiimidega võistlema, vaid iseendaga, on see, et selle ülesande saab näiteks niimoodi püstitada, et nad ehitavad seda torni 2 etapis. Teevad valmis teatud aja jooksul ja siis neil on mingisugune lisaaeg, kus nad saavad täiustada. Ja kui mõlemad tulemused kirja saavad, siis nad saavad näiteks ka siin graafikul näha, mis siis toimunud on. Mõned kõrguse muutused on negatiivsed, et on tulnud madalam. Siis saab arutada ka selle üle, et millised lähenemised siis tagavad edu, miks läks kuskil untsu, miks ei tulnud teine torn kõrgem. See annab ka sellist eneseanalüüsi või analüüsi võimalust pärast, et mitte ei pea ainult sinna võistluslikkuse juurde pidama jääma. Ja need juhised, et mida te siin slaidil näete niimoodi lingitud sõna, et need viivad siis juba Kristi Kuusemetsa poolt viidatud selle Matic maratoni vahenditega seotud lehele, kus te leiategi need juhised endale kasutamiseks. Nad on siis tehtud selle Matic maratoni tarbeks ja ühte juhist ma tutvustan siis sellel vormil ka. Et nüüd on see vorm siin siis teie ees. Teiseks näiteks on siis uurime libisemist. Ja seda ülesannet, nagu ka tegelikult paljusid teisi, saab lihtsate vahenditega kohandada siis erinevatele vanuseastmetele sobivaks. Et siin ta on pandud, et see on teine kooliaste. Ja tegelikult piltide peal on ka täiesti esimese kooliastme õpilased seda tegemas. Esimese kooliastme õpilastele tuleb vast pisut rohkem selgitada, juhtida kindlasti tähelepanu sellele, et kui nad erinevaid materjale uurivad, et nad hoiaksid selle kaldenurga sama, et nad ei võrdleks õunu ja apelsine, vaid kui nad tahavad ühte tegurit uurida, siis nad ainult seda ühte tegurit muudavad. Ülesande mõte on siis see, et siin on eraldi paber ja kile ja mingis vanuses, tegelikult ka põhikooli esimeses astmes vabalt võib paluda neilt ka esmast hüpoteesi. Et hüpoteesi sõna saab ära seletada, et see on see oletus enne katset. Kas see tõele vastab või mitte, saab katsega uurida. Et ka nemad võivad selle esitada, aga mida vanemad nad on, seda vabamad käed võib mõnes mõttes anda. Et olen mingis otsas teinud sama asja läbi ka 6. klassiga.
legend taha, et teid valiti mingisugusesse pakandi sorteerimise keskusesse tööle ja teie inseneride tiimil on nüüd vaja disainida, et millist materjali te kasutaksite seal siis teatud kaldpinna tegemiseks. Ja täiesti vabad käed kõige selle osas, mida nad mõõdavad, kuidas paigutavad. Aga noorematele jah, tasub siis ära seletada, et seda libisemiskaugust saavad mõõta. Vanemad võivad katsuda ka nurka mõõta ja nii edasi. Et nad saavad selle hüpoteesi kontrollimisega hakkama. Nad saavad teha ka seda, et nad teevad tegelikult korduskatsed ja olenevalt vanuseastmest tõesti, et kas nad siis vormistavad selle graafiku, võivad teha ruudulisel paberil, joonistada tulbana, võivad kasutada IT-vahendeid. Ja tegelikult need vahendid, see on küll suhteliselt mahuka vahendite loeteluga, aga need on A4 suuruses paber ja kile, kirjutusalus, klotsikene, mõõdulint ja tööleht, kuhu tulemusi kirja panna. Ja mõõdulindi asemel näete, saab ju joonlauda ka, et kui neil on oma joonlaud. Ja siis on mõne koha peal väga tore minu meelest lasta neil ka siin fantaasia vabaks, et see lisavahendeid kirjutusaluse kaldu asetamiseks, et kui nad saavad kasutada enda pinaleid või mis iganes neil kaasas on, et see ka mõnikord seob õpilast kuidagi nagu lähemalt selle ülesandega, kui neile anda mingis tegevuse etapis siis endal valida, et mis asja nad natuke muudan, et ma näeks ise ka, mida nad kasutavad oma ülesande täitmiseks või tulemuse saavutamiseks. Et see on minu meelest väga selline inseneri mõtteharjutus. Sul ei ole ette antud, kuidas sa saad selle kaldpina viltu. Pead ise välja mõtlema. Ja taas, mõned tulevad õpetaja, aga kuidas ma saan? Või kuidas ma saan selle stabiilselt paika, selle kaldpinna? Väga tore näide oli tänasest. Asetasid, meil on siin sellised, üks kast on käepärast ka, Pirvandi kooli oma sellised vahendite kastid, tehnoloogiaõpetajaga koostöös tehtud, laserlõikuriga välja lõigatud, et me saame siia panna neid vahendeid, mis me neile tiimiülesannetes kätte jagame, asetasid sinna kirjutusaluse alla, aga see ei püsinud stabiilselt. Ja siis nad olid toonud ka õpikud ja asetasid neid suhteliselt suvaliste kohtade peale mõne suunava küsimusega sai nagu küsida, et aga huvitav, et kumb kast see kergemini liigub või libiseb, et kas see, mis on tühi või kuhu sa oled need õpikud sisse pannud. Jah, jagasid välja küll, et olgu, võiks õpikud sisse panna. Ja üks eriline lemmiktüüp ülesandeid on, ütleme, kõige vanemale siis vanuserühmale, keda mina õpetan. Olen 6. klassiga teinud, olen teinud ka 4. ja kehtib sama, mis eelnevalt, et mida nooremad, seda rohkem tuleb anda lisaselgitusi või ülesannet selliseks kitsamaks joonistada. Mida vanemad, seda avatumalt saab selle ülesande ehitada. Ja 6. klass tuli mul veel kaunil sügisesel ajal, kui saime ka tunni väljas lõpetada ja reaalselt anemomeetrit kasutada ja neil oli tahvlil kirjas, ehitage oma tiimiga töötav anemomeeter. Punkt. Mitte midagi rohkem. Et ma olen kindel, et peaaegu kõik neist kuulsid anemomeetri ehk tuulekiiruse mõõtja sõna esimest korda. No aga kuidas nad nii avatud otsaga ülesannet siis lahendavad? Selleks tulevad appi sellised struktureerivad vahendid, kus ma suunan neid tiimis olevaid rolle. Sellel on mitu mõtet. Anda suunist ja juhist, et kuhu suunas nii-öelda joosta. Ja teiseks ka, et see tiimitöö ei läheks sealt otsast lappesse. Et kui kõik teevad kõike, siis tegelikult mitte midagi ei juhtu. Või juhtub nii, et üks usin teeb ära ja teised
vahivad lihtsalt pealt. Ja tutvustan neid rolle ka, et nagu selgitada, mismoodi selline ülesanne on üles ehitatud. Et neil oli siis esmalt tiimi uurija, kes pidi siis arvuti vahendusel välja uurima, et mis asi see anemomeeter on ja mis selle tööpõhimõte on. Et tegema joonise ja piisava põhjalikkusega ära selgitama, mida need anemomeetri erinevad osad teevad, et nad saaks sellest tööpõhimõttest aru. Ja ma toon siia siis mõned õpilaste tööde näited ka. Et siin on siis üks konkreetne tiim toonud siis, ütleme sellise kaubanduslikult saadaoleva suhteliselt tüüpilise kaussanemomeetri, kus nad on siis endale eakohaselt aru saades kirja pannud, mida need erinevad osad teevad. Ja selle esimese rolli täitmise peal tegelikult mingis osas vähemalt põhineb see, et kas teised rollid saavad ka edasi liikuda. Üks väga oluline roll, insener-leiutaja, kes pidi siis sellest pildist, mida uurija seal leidis, võib-olla milliseid anemomeetreid toodavad tehased, et kuidas me teeme nüüd siis nendest joogikõrtest, grilltikkudest, papptopsidest ja kasutades neid tööriistasid, mis meil on, seadeldisi, mis reaalselt siis samamoodi pöörleb. Ja siin on siis antud ka natukene suuniseid ette, et nad võiksid otsida selliseid isetegemise või do-it-yourself projekte ja samamoodi teha skeem, et aru saada, mida nad tegema hakkavad. Et siin on nüüd üks näide õpilaselt, kes ei tunne ennast eesti keeles väga mugavalt, ta saab päris hästi aru, aga siin ta on palunud, et kas ta võib inglise keeles kirjutada ja tegi seda siis inglise keeles tiimis, tööd kuidagimoodi ei takistanud. Ja tegelikult töötas insener-leiutaja hästi tihedas koostöös varustusülemaga, sest varustusülem oli see, kes tuli siis minu juurde ja sellise täpselt täidetud tabeliga, milliseid asju, kui suuri, mitu tükki neil on vaja. Et mul on olemas ka üks selline vahendite ladu, kus ongi tõesti sellised jäätisepulgad, grilltikud, kõrred, pesulõksud, kummid, millega saab siis teha selliseid erinevaid ülesandeid. Ja täna näiteks teistsuguse ülesande juures sellesama varustusülema ülesanne võib olla ka lisaks, et ta jälgiks, et materjale kasutatakse säästlikult, et kõik asjad jõuavad oma koha peale tagasi, et jääke tekiks võimalikult vähe. Saame kohe siin tuua loodusõpetust, kaalumist mängu, matemaatikat, kui on vaja seal näiteks võtta, et mis see suhe siis on, kui me teeme sellise massiga oma anemomeetri ja palju me prügi tootsime. Et võib panna neid ka vabalt protsentarvutust tegema. Ja üks raskemaid rolle, eriti siis, kui nad 6. klassis veel ei ole ringjoone kohta midagi õppinud, on see, et tore, meil on nüüd see pöörlev asi, aga kuidas me saame siis sellest pöörlemisest teatud ajaühiku jooksul võib-olla mitu pööret teeb, et kuidas me saame sellest siis nüüd meetrit sekundis. Et kui nad tegelikult ringjoone diameetri kohta ja raadiuse kohta juba midagi teavad, siis on võib-olla mõnevõrra lihtsam, aga isegi kui ei tea, tegelikult neid ringikujulised asju on ju võimalik niidiga ära mõõta, niit sirgu tõmmata ja sa tegelikult saad teada, et selle ühe läbitud ringi pikkus siis joonliikumise mõttes on nii ja naa palju sentimeetreid. Ja loomulikult saab siia juurde rääkida ka kõigest sellest, et tegu on mudelitega, mis võivad töötada paremini või halvemini. Saame rääkida kõigist nendest limitatsioonidest, et miks ta ei tööta või kui usaldusväärne saab selliselt mõõdetud tuulekiirus olla. Aga nagu väga äge,
et nad tegelikult on võimelised tõesti sellisest täielikust nullist, nad kohtuvad võõra sõnaga ja siis neil on tiimis 4 rolli ja neil on arvuti või tahvelarvuti ja, ja peotäis selliseid nii-öelda köögi- või koduvahendeid ja nad teevad selle anemomeetri valmis ja see töötab. Ja neid saab hiljem panna siin ka seda õpiülesannet täiesti analüütiliselt vaatlema, et nendega ma tegelikult käisin ka õues mõõtmas. Mõned osutusid paremini töötavaks, mõned vähem ja ma palusin neil teha ka tagasisidet, et olgu, et mis sa arvad, millise tiimi oma on parim, miks, mis need põhjused on, too võimalikult detailselt välja, et kui sa enda oma muuta saaks, et mida sa seal muudad ja mittegi nii, et noh, mida, et ahah, teeks paremaks. Mida paremaks? Mis see annab sulle, kui sa paned seibi sinna pudeli kaela ja korgi vahele? Et katsu ka täpset sõnavara kasutada, et siit saab teha siis seoseid juba füüsikaga, et kui keegi hõõrdejõust räägib. Aga noh, et kuna meil on 1.–6. klassini, siis ma päris selliseid otseseoseid ikkagi põhikooli füüsikaga väga lihtsalt teha ei saa. Aga tänagi kontrollisin, et selliste mõistete nagu tihedus ja rõhk kasutamine siis mingis ülesandes, et nad otsivad, saavad ise nende sisust aru, et see on loomulikult täiesti tehtav. Ja minu meelest on väga äge, kui nad selliste kätega läbi tehtavate ülesannete puhul saavad siis juba mingisugused kokkupuuted nende asjadega, mida nad võib-olla hiljem kuulevad niimoodi teoreetilisemas võtmes, neil on praktiline sisu ka olemas. Et see siia kuuluks siis võib-olla see hõõrdejõud, aga rõhk ja tihedus, need olid meil siis, tegime seda tuukrit nii-öelda, et kui sa pigistad pudeli kokku, siis kõrrest või mingisugusest ampullikesest tehtud asi sukeldub põhja ja pärast tagasi. Ja päris noored tegelikult võivad juba aru saada nendest kontseptsioonidest. Nii, ja nüüd ma olen tegelikult jõudnud selleni, et ma sujuvalt paluks ka teie aktiivsust ja sellist mikrofoni kasutust ehk siis küsimuste voor, et kuni te ennast kogute, siis ma mõnda siin kommenteerin, et mis on eelnevalt laekunud. On küsitud, et kuidas siis sellist erinevate õpetajate koostöö on ajaliselt kavandatud ja ellu viidud. Ja võin väga ausalt vastata, et see inseneeria õppeaine selline sisustamine ja kogu koostöö seal vallas on meil ka arendusjärgus ja noh, füüsikaõpetajaga selles mõttes on vähem koostööd, et me lõpetame 6. klassi tasemel selle ära. Ma võin öelda niimoodi naljaga pooleks, et tehnoloogia ja kunstiõpetuse õpetajad, ma käin seal siis nende juures marodööritsemas, nii-öelda võtan vahendeid, mida mul vaja on, kui puitu jääb ehitamisel puudu või värve ei ole klassis. Aga tegelikult on sisulisemad koostööd ka, kuna siin on küsitud selle ajalise kavandamise kohta, siis meil on üks hea viis on meil koolis siis esmaspäevased koostööajad, mis on reserveeritud kõigil õpetajatel ja sinna tulevad erinevad teemad. Mõni nendest teemadest on siis inseneeriaga seotud ja me saame selle ühiselt arutada inseneriõpetusega seotud asju. Ja teine küsimus on väga tore, et kuidas neid, kes pudelis ka paigal ei püsi, nagu tegevuse juures hoida. Üks, mis väga hästi töötab, olen näinud, oli ka siin poiss nagu tulesäde. Kui ta sai teha endale huvitavat asja, siis ta sukeldus ja süvenes sinna täiega. Ja noh, palju keerulisem on, et kellel see huvi kuidagi ei tule välja, kes tahaks ainult ringi sibeleda. Aga kui ma päris aus olen, siis ma olen ikkagi väga mitmel korral näinud, et kui nad saavad teha mingisugust oma lemmikasja ja seda saab natukene nügida või sudida, et see sobiks sinna inseneeriasse, siis kui nad sisemotivatsiooni najal töötavad, siis nad töötavad väga hästi. Ja nad on ikkagi vastu kajanud, et need ülesanded on piisavalt kaasahaaravad, huvitavad, siin on käelist tegevust, siin on mõtlemist, nii et nad tegelikult on nende insenerioskuste tundide juures päris huviga kohal. Kastist välja, nii et käest ära ei lähe, mõne koha peal tahaks öelda, et kui te teate, siis öelge mulle ka,
üks võimalus on seesama raamistamine näiteks kas või läbi rollide, et kui tiimis töötavad inimesed saavad aru, et neil on kõigil roll selleks, et tiimi ülesanne õnnestub ja see roll on piisavalt tihe või selline kandev, et ei saa nii, et teed ühe sutsu ära ja siis lähed eemale midagi muud tegema, siis see tegelikult töötab päris hästi. Ja keskkond, noh, ma arvan, et seesama keskkond, kus nad saavad reaalselt kätega teha asju, katsetada, ehitada, uuesti teha, teistele näidata. No üks poiss tuli papist ehitatud kerega puldiautoga mulle ühel hetkel tundi. Ütles, et näed, siin alustasime, isaga lõpetasime, et kontrollerid ja mootorid tulid isa käest ja tegi seal valmis, nii et osalt tuleb pakkuda ka seda vabadust, et siin on see koht, kus te saate ka oma projekte teha